kõigepealt siis räägime siis natukene üldiselt eestikeelsele õppele üleminekust. Mis plaanid teil on selles osas või on äkki juba väga palju tehtud? Ei, meil ei ole, meil on tehtud niimoodi normaalselt. Ma olen olnud siin koolis 22 aastat, et ma olen otsinud erinevaid võimalusi, kuidas vene lapsed saaks eesti keelt rääkima. Mis seisus me nüüd praegu oleme? Selle eesti keele õppega on nii, et meil on 1., 2., 3., 4. klass, on osa õppeained eesti keeles, loodusõpetus, inimeseõpetus, kunst, töö, jah, just, on eesti keeles. Ja 4. klassis, küll meil on, praegu 4. oli valik, et vanemad otsustasid ise, kas nad tahavad, et nende lapsed, loodusõpetus on selline keerulisem aine, õpivad eesti või vene keeles ja põhimõtteliselt võib öelda pooleks. Et siis pooled õpivad eesti keeles, pooled vene keeles. Ja järgmisest aastast meil on plaan juba puhtalt õpetada eesti keeles ühte klassi. Vaatame, kuidas see on suuresti, kuidas vanemad soovivad, sest see on ju selge, et selle jaoks, et see hästi toimiks, me peavad vanemad olema kaasas. Ja vanemate tugi peab olema. Ja siis, kuna meil on selline see vaheaasta veel üks, et ei ole kohustuslik, et siis me vaatame, et kui palju vanemaid soovivad. Ma olen kindel, et vähemalt üks klass. Aga siin on nüüd see küsimus, et kas me leiame endale õpetaja. Meie koolis, ma võiks öelda nii, meil on väga head, toredad õpetajad, meil on palju uuenduslikke ja selliseid lapsesõbralikke õpetajaid, aga meil on üks suur probleem, meie õpetajad ei oska piisavalt hästi eesti keelt. Ja mina isegi julgeks väita, et see üks isegi on vähe. Et heale õpetajale, et ta tunneks ennast päriselt hästi ja ta õpetaks hästi, et ei piisa ka C1-st. Aga hea küll, et alustame siis ja siis läheme rahulikult edasi. Aga ma näen, et 6 aasta jooksul on meie koolile vaja vähemalt 40 uut õpetajat. Ja see on minu arvates ainus takistus, et edukalt eestikeelsele õppele üle minna. Mulle väga meeldib, et meil on juhtkond väga selline, et vaatab nagu ja orienteerub tulevikule, et me oleme juba valmis, me hakkasime valmistuma selleks üleminekuks juba paar aastat tagasi isegi ja see, et meil sel aastal juba hakkasime õpetama siis neid aineid eesti keeles, minu arvates see on väga suur pluss, et lapsed ja vanemad siis tunnevad ka ennast rahulikumalt ja et mina ise mõtlen, et nii vanemad kui lapsed on tegelikult üleminekuks valmis, aga nii nagu Õnnela ka rääkis, et kui valmis on selleks õpetajaid ja kus me võtame nii palju õpetajaid. Ja et ma arvan, et see on minu jaoks kas kõige suurem selline murekoht, et ma nii praegu näen, et need õpetajad, kes oskavad keelt, et nende koormus kasvab väga ja et nagu see on minu kui õpetaja väga suur murekoht, et ma ei ole valmis nagu sama hästi töötama ka suurema koormusega ja ma arvan, et tegelikult paljud õpetajad, et ma lihtsalt kardan, et head õpetajad põlevad läbi lihtsalt. Et see on see, mis nagu minule see üleminek nagu tekitab muret. Tallinnas ei saa 1,5 palka, kui Eesti õpetaja tuleb? Ei, veel ei saa. Lootusi on, et meil on ikka lubatud ka siin rahapadasi. Et see on nüüd puhtalt, see ei ole fakt, aga kui ma olen küsinud ministeeriumi inimestega rääkida, siis ma saan aru, et meie ikkagi ka saame. Et algselt oli see meede mõeldud, eks ole, ainult Ida-Virumaale, ma ei tea summadest, ma ei oska öelda. Aga see oleks väga vajalik. Tallinn on samamoodi, et ühest küljest jah, meil on rohkem inimesi, eks, aga meil on ka rohkem koole. Et noored kooli on väga hea programm. Need, kes meil on olnud või on noored koolist või, et nad on väga hästi ette valmistatud ja nad on sellised ägedad, uuenduslikud ja nad, vaata, kui nad läksid sinna programmi, siis nad teadsid, et nad tahavad kooli minna ja see on väga suur eelis, et nad sihiteadlikult õppisidki ja siis et olla kooliks valmis. Ja konkurss oli 10-1. No just, jah. Minu praktika jooksul ei ole olnud kordagi, ma võin öelda kordagi juhtumit, kus õpilane, kes õpib muid aineid,
ei õpi eesti keelt. Kui õpilane õpib teise aine hästi, on tal eesti keelega hästi ja kui ta ei õpi, siis tal on ka probleemid. Siis ta ei õpi midagi. Siis ta ei õpi midagi, just. Ja siit juba tuleb terve omaette selline see lugu juba, eks ole, teades seda üldist õppimistaset ja see on nagu seotud sellega. Tugimeeskond ja tugimeeskond ja siis üldse see õpivalmidus õppida, see tahe ja motivatsioon üldse õppida, ükskõik mida. Mis võimalusi veel on nüüd seda õpetajate suurt vajadust katta? Üks väga hea võimalus on tõmmata üle Eesti koolide eesti õppekeelega koolide õpetajad, kallide eesti keele õppekeelega koolide õpetajad, tulge meile. Et meil on väga tore. Tõsi, meil on tõesti on tore. Ja, aga see on ju jama, et ma võin ju lahendada. Koolimaja mererannas. Just, ja oravad ja siilid ja. Aga see ei tegelikult me peame vaatama nagu laia tervikut. Me peame lahendama kogu Eesti probleemi. Et sellest, et ühest koolist tekki tõmbata ühest nagu voodiservast teist, ega sellest ei muutu midagi. Tegelikult, sest et kui ma alguses ütlesin, meil on vaja umbes 40 uut õpetajat, siis vaadates, et Tallinnas on umbes 20 vene õppekeelega kooli, ma usun, et lugu on enam-vähem laias laastus sama. Korrutame siis 20-40-ga, ainult Tallinn, eks. Et siis nagu natuke jääd nagu kohati nõutuks, aga siis on nagu mõistlik, ma ise olen võtnud enda koolijuhina selline AA-poliitika, et üks päev korraga. Et siis vaikselt alustad, midagi ikka saab, kui tervet rehkendust ei tee, siis teen poole ja vaikselt üles ehitada. Aga niisugune variant nagu Svetlana, et teistest eluvaldkondadest karjääripöörajaid kutsub. Et meil on ka kohe kampaania tulemas, meil on meil teevad õpilased teevad videoid, annavad viimast lihvi, lubasid vahe lõpuks on valmis. Ja siis me ka, muidugi selles mõttes, et kõige olulisem on inimene. Ja keskkooli osas on ju teil 3 konkurenti ja on 3 riigigümnaasiumi. Siin kõrval kohe. Ja meil on, ja Indrek on kõrval kohe. Ma väga huviga ootan, mis meie riigigümnaasiumitest saab. Ma loodan, et nad tulevad sellised väga ägedad, huvitavad ja lastele palju võimalusi pakkuvad koolid. Ja ma ei näe mingit põhjust, miks mitte nende koostööd teha. Et selles mõttes, et nagu ma olen praegu 9. klassijuhataja ja kui mõni õpilane ütleb mulle, et ta tahab Eesti koolis edaspidi õppida, siis kui ei näe nagu midagi halba, kui ma räägingi neile sellest, et ma tegelikult näengi, et kui ta läheb juba Eesti kooli lasta, siis valibki riigigümnaasiumi. Pikka aega meid kuidagi arendati selles suunas, et konkurents on edasi viiv jõud ja kindlasti osal ongi. On ju neid, kes nagu võistluse nimel elavad. Aga siis on terve hulk neid, kes ei taha üldse võistelda, eks, et kelle jaoks on edasiviiv jõud koostöö, koos olemine, eks ole, ja meeskonnatöö. Ja seetõttu, et mina olen siis rohkem sinna kaldu, et ma pigem hea meelega teen koostööd, et sellest võib sündida rohkem ägedaid asju. Et kas saab Pelgulinna riigigümnaasiumist laenata õpetajaid? Ja me oleme juba ühteteist rääkinud, et see on ka variant tegelikult, sest et kui me seda koostööd tehes, kui me neile kasvatame tulevasi gümnasiste, eks, et see on ju hea õpetaja, nendega juba varem tuttavaks saada, et see ei oleks ju, see on ju hea. Loogiline. Just. Aga seadus lubab võtta tööle keskharidusega inimese, kui ta asub õppima. Teie enda lõpetajate hulgast ei saa värvata õpetajaks? Meil on olnud ka keskharidusega, kes õpivad ülikoolis. Näiteks Valeria on ju, ta õpib praegu magistratuuris ja töötabki, ta on ju meie kooli vilistlane. 28 vilistlast töötab meil, kui ma ei eksi. Et läbi aegade, kes on. Et see ikka tulevad küll jah, aga neid oleks vaja. Tegelikult võikski nagu terve klassi, et kes gümnaasium lõpetab praegu, saata kõik kohe õpetajaks õppima. Aga praegu võib-olla nagu rohkem nagu tahetakse õpetajaks saama, siis võib-olla tuleksid. Õppejõud ülikoolist. Saab õppejõude ka äkki verrata? Ja me just see aasta praegu oleme läbirääkimistel ühe EBS-i õppejõuga, et ta tuleb meile valikainet andma, me loodame ka, et ajalugu. Praegu õpetab, Eesti poiss lõpetab magistrit, enne seda õpetas meil Darja, kes oli noored kooli, kes läks nüüd Vabaduse kooli. Üks suur asi, mis ongi meil natukene, ta võiks olla oluliselt parem,
on seesama see kultuuri see edasiandmine ja nende seal sees peaksid sellest läbi imbuma sellest Eesti kultuurist, et vene inimeste suur õnn ja samas ka siis meie jaoks õnnetus on see, et neil on olemas kõik vene keeles, kogu popkultuur, YouTube, kõik. Et meil on nagu raske see pool, et Eesti see kultuur, popkultuur ja kogu see YouTube indus ta on, aga meil on siin olnud sellised vestlusi, et kuivõrd palju sellest materjalist, mis seal on siis nii-öelda sobiv koolikeskkonnas andmiseks niimoodi kohe õppetööks ja et see et ta ei oleks vaata selline siis vene kodukeelega õpilaste Eesti kultuuriga tutvustamine, et ta ei oleks selline kunstlik, et nüüd lähme ükskord aastas teatrisse, vaid et nagu selle jaoks on ju vaja tegelikult suhtlusringkonda, selle jaoks on vaja Eesti sõpru, Eesti emakeelega sõpru ja siin jõuangi mina nüüd ühe teemani veel, et see on kuivõrd otstarbekas ja mõistlik on üldse hoida meil neid nii-öelda vene õppekeelega või emakeelega laste koole ja sest, et ma ise olen mõtisklenud selle teemal, et kui võtame meie selle tsaariaegse venestamise, eks, et kus siis Eesti õpilased, Eesti õpetajad, Eesti kool ja siis kõik see õppetöö toimus vene keeles, eks, et mis see tulemus siis oli, et ei olnud väga tugev. Minu üks selline, see ei ole hirm, see on vale sõna, aga selline kahtlus on see, et kui me nüüd läheme edasi sellisel viisil, et me läheme enamuses vene õpetajatega, vene õpilastega ja me nimetame seda ikkagi, eks seda, siis ta on just Eesti kool, aga vene õppekeelega õpilastele või me ei saa sellest aru, et kuivõrd hästi me jõuame siis selle tulemuseni. Sellepärast, et tegelikult selle jaoks, et selle jaoks on vaja siiski sellist meil on vaja ühte kooli. Et saavutada see, mida me tahame saavutada ja ma saan aru sellest, et keeruline on ju see, et mitu siis teise emakeelega last sinna klassi panna ja meil ei ole see palju on ju meil neid vene lapsi ka. Aga nii, et see, niimoodi mängida, ma ei tea, kas see on nagu õige sõna, siis mängida nii-öelda eestikeelset kooli, et ma ei tea, kuivõrd, eks me näeme seda. Minu jaoks on ainuõige lahendus, et tekiksid kontaktid. Et kui ma räägin oma Eesti sõpradega, siis ei ole vene tutvusringkonda, minu vene sõpradel ei ole eestlasi tuttavaid, et see ei ole normaalne. No Liis Kross ütles, et temal on palju õpilasi klassis, kelle ainuke eestlasest tuttav on tema. Eesti keele õpetaja. No ja pärast koolivaheaega, eriti nagu suvel, et küsin, et mida te olete teinud ja väga tihti küsin, et kas sa oled koolivaheajal ka kuskil eesti keeles suhelnud. Ja no väga tihti nad toovad välja, et nad ei suhtle. Huvitegevus, et kuidas siin saaks keelt. Siin on jälle ka see häda, et jälle on vaja õpetajaid. Ja õpetajaid ja paljud trennid ja huvitegevus on ikka venekeelne. Meil on hea näide näiteks, et meil lõpetas see aasta, eelmine aasta, selleks kõva spordipoiss on meil jalgpall. Aasta oli Saksamaal, oli jalgpalliakadeemias ja siis tuli COVID peale ja siis ta tuli Eestisse tagasi. Jalgpalli mängis väga kõrgel tasemel ja siis ta pagan ka oli venekeelses klubis, Eesti venekeelses klubis. Ja siis ta lõpuks jõudis ja enne lõpetamist jõudis eestikeelses klubis liiga hilja, et seda hilja eksami jaoks huvitegevus on üks suurepärane võimalus, jah. Ma isegi tean, et mõned vanemad isegi meelega panevad nagu kuskile, kus on kas või treener eestlane või siis nagu ongi trennikaaslased eesti emakeelega. See muidu vanematele tundub, et see ei too nagu nii palju kasu, kui nad tahaksid. Aga ma arvan, et see peab olema nagu pikaajaline protsess, mitte see, et ta pool aastat käib. See tegelikult ta pool aastat vaikibki, et no pärast see ikka toob talle kasu. Aga eestikeelne laulukoor? Laulukoor meil üks aasta oli, eelmine laulupidu ja sai kohe laulupeole ka. Siis ta vahepeal läks ära, sest lapsed väga, ütleme, et õpetaja on suhteliselt karm. No kuule aastaga laulupeole, eks, kujutame ette. Nii peab ka olema. Aga siis nüüd me oleme jälle selle juures tagasi. Et
see on ka üks võimalus, aga siin ma ei ole väga selle valdkonna ekspert, aga mulle tundub, et see laulukoori teema on tihti rohkem selline mitte niivõrd levinud vene inimeste seas, et seda nagu ei nähta või ei märgata nagu ühe võimalusena. Et see on selline kuigi see on nii uhke tegelikult, kui õpilane kas või kord elus nagu osaleb laulu või tantsupeol, see tegelikult annab talle väga palju, aga nad kuidagi nagu ei tea nendest võimalustest väga. Ja või ei tea või ei pea. No selles mõttes, et kui nad juba kodus ei räägita ka sellest. Mida peaks väga olema, et just, et saaks noored tänapäeva kõik see muusika, kogu see popkultuur, kus nad elavad. Et see on väga oluline osa selle jaoks, et nad nagu hakkaks ennast tundma vabalt. On see hetke popkultuur. No 5- ehk venelane. No jah, just see meie üks venelane. Jah. Aga lihtsalt ka, et need noored tuua siia, vene noored viia Eesti. Et see on ka üks selline... Jah, laulukoor on meil klassika. Ja see, et seda saavad ainult valitud, et peaks tulema ka nende vähem musikaalsetele võimalused siia, et sa saaks siia sisse. Kas te olete saatnud suveks oma õpilasi ka Lõuna-Eestisse perekondadesse? Meil oli see, aga see oli pikka aega tagasi. Nüüd me ei ole sellega väga pikalt tegelenud. See oli ikka ammu. See, kuidas see praegu üleminek nagu toimub, see ka, et kuna see tuli nagu suht nagu järsku ja nagu väga kiiresti peamegi leidma neid õpetajaid ja on arusaadav, et õpetajate koormus praegu nagu suureneb, et mida teha selleks, et see oleks nagu õpetajate jaoks ka nagu lihtsam, et kas või kõik need materjalid ja et mis need abivahendid on, et me homsest saaksime eesti keeles nagu kõiki aineid õpetada. Ja nii, et õpetajate põleks läbi ja meil oleksid ikka õpetajad. Sest et meil ju jääb endiselt hindamine, meil on eksamid, meil on tasemetööd ja kõik muu. Et jah, mis ei ole vale. Meie eesmärk on ikkagi õpetada nagu anda kogu õppekava ära, eks. Mina olen aidanud õpilastel töömalevasse, aga nad ei saanud. Et ma olen oma klassiga eelmisel aastal, et me oleme rääkinud, mis see üldse on ja nagu, et nad olid väga motiveeritud, aga kuidagi Tallinnas oli vähe nagu kohti. No, see on arusaadav ka, et meil, et nad lihtsalt ei saanud, kuigi nagu pool klassi kandideeris ja aga seal nagu kohad täiduvad, ma ei tea, 1-2 minutiga, et selles mõttes. Mul on väga kahju, et nüüd ei toeta noorte kohtumisi. Muidu minu arust need olid väga head projektid just selleks, et vene ja eesti emakeelega noored teeksid midagi koos ja ühise eesmärgi nimel. Et need projektid ikka toetasid väga palju keelt minu arust, et kui nad lähevad 5-6 päevaks kuskil koos ühise eesmärgi nimel tegutsema, see andis väga palju. See kindlasti nõuab õpetajalt palju. Aga kui see ette tuli tagasi, siis oleks on nagu 3 aastat töötanud järjest ilma puhkuseta. Aga no, et nagu ma arvan, et selliseid projekte võiks rohkem teha ja kahju, et neid praegu nagu ei rahastata, aga ma loodan, et see tuleb tagasi millalgi. Et mulle meeldibki, et me võtame väga rahulikult selles mõttes nagu mõtleme, mida võib teha, aga samas nagu võtame rahulikult, et see ei tekita, no vähemalt minus praegu väga palju stressi ei tekita veel. No ma veel ei tea, mis koormus mul järgmisel aastal, aga no selles, et ma arvan, et me ikka võtame, et nagu ma arvan, et meil juhtkond nagu oskab seda võtta nagu, vähemalt meile seda edastada rahulikult. Et me oleksime ise nagu mitte stressis nagu vähemalt nagu sel aastal. Veel.